Hei turundushuviline! Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskooli turunduse õppetooli juht ja selles lühikeses videos tutvustan sulle Tallinna Majanduskooli turundusspetsialisti õppekava ja sisseastumistingimusi. Esmalt aga lühidalt Tallinna Majanduskoolist. Tallinna Majanduskool on Eesti kutsekool ja pakume rakenduslikku keskharidust ja kõrgemaid kutseõpet ehk siis tase 5. Ja turundusspetsialisti õppekava ongi just 5. taseme kutseõppe õppekava. Meie koolis on ligikaudu 1800 õppijat, üle 30 000 vilistlase ja töötajaid umbes 240 ja nendest siis on 200 umbes õpetajad. Ja mis siis meie koolide eriliseks on see, et meie õpetajad on enamasti kõik siis tegelikult praktikud tööturult, ehk siis nad õpetavad neid teadmisi, mida just parasjagu töömaailmas selles valdkonnas kõige enam vaja on. Ja meil on ka praktikapartnereid ligikaudu 1000, ehk siis paljud Eesti ettevõtted ja sellest juba saategi järeldada ka seda, et siin õppides tuleb läbida ka praktika. Et saate kõik sellised olulised teadmised, oskused ka väga praktiliselt selgeks. Meie koolis on 3 õppetooli, administratiivtöö õppetool, ärinduse õppetool ja turunduse õppetool ja turundusspetsialisti eriala kuulubki siis just turunduse õppetooli alla. Keda ootame õppima? Turundusspetsialistina oled sa julgete ideedega loomeinimene, kes tunneb ennast ka mugavalt numbrite maailmas. Et ühelt poolt loovus, teiselt poolt selline analüüsioskus ja ka loogiline mõtlemine. Ja turundusspetsialisti õppekava on meil siis 5. taseme õppekava, kestab 2 aastat ja õppekava on siis koostatud Tallinna Majanduskooli poolt ja Haridusministeerium on sellega kinnitanud ja registreerinud. Ja oluline turundusspetsialisti õppekava puhul on see, et kutsestandard puudub. Et see on küll kutseõpe, aga eraldi siis kutseeksamit ei ole vaja õpingute lõpus teha. Turundusspetsialisti eriala on meil 2 aastat. Ja õppetöö toimub enamasti Tallinna Majanduskoolis, mis tähendab seda, et ikkagi koolipäevade jaoks peate arvestama, et tuleb siia kohale tulla. Ja õppetöö toimub siis klassiruumis või ka näiteks mõne visiidina kuskile ja osaliselt viime õppetööd läbi ka e-õppena. Ja õppijatel on tarvis täita ka iseseisvaid ülesandeid, meeskonnatöid koduste ülesannetena ja hea on teada, et tasemeõppes õppides on teil õigus võtta õppepuhkust ja täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt on see 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Ja turundusspetsialisti 5. tasemeõppe on meil siis kokku 120 EKAP-it. EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt ja see 120 EKAP-it jaotub siis 2 aasta peale, nii et 60 EKAP-it esimesel aastal ja 60 EKAP-it teisel aastal. Ja tunniplaani tunde on siis ligikaudu 720. Ja õppetöö toimub meil siis turundusspetsialisti erialal sessioonõppena ja teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval või siis neljapäeval, reedel, laupäeval iga 2-3 nädala tagant. Koolipäevad on suhteliselt pikad, niimoodi kella 10 hommikul, umbes seal 8 õhtul. Aga jällegi siis muudel nädalatel, kui õppetööd ei toimu, saate toimetada tööasjade, pereasjade, sõpradega ja teha ka siis neid koduseid ülesandeid. Ja lühidalt siis teie õppekavast ka. Õppekava on jaotatud erinevateks mooduliteks ja iga mooduli all on siis ka õppeteemad ehk õppeained. Ja näiteks siis esimesel kursusel on selline moodul teil kui õpitee ja töö muutuvas keskkonnas. Sinna alla kuuluvad näiteks sellised õppeained nagu individuaalne õpitee ja rühma coachingu põhjal
siis lepingulised suhted töö tegemisel ja ettevõtluskeskkonna toimimine ehk siis ettevõtluspäev, turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine, selline moodul ja sinna alla kuuluvad järgmised õppeained, turunduse alused ja tarbija ostukäitumine, turundusuuringud, väikeettevõtte turundus. Ja esimesel kursusel tuleb läbida ka praktika, on ta siis mahult 15 EKAP-it ja oluline siis siin on märkida seda, et praktika kohal leiab õpilane ise ja meie muidugi koolina saame soovitada, saame toetada. Ja praktika toimub meil siis õppeaasta jooksul, et algab ta niimoodi teisest poolaastast, aga samal ajal toimuvad tunnid ka, aga ta on niimoodi pikemalt ära jaotatud, ehk siis jõuab ilusti aega planeerida ja käia nii koolis kui teha praktikat. Esimesel kursusel on veel sellised õppeained nagu digiturunduse haldamise mooduli all digitehnoloogilised vahendid, sotsiaalmeedia ja võrgustunud tarbijaühiskond, äritegevuse arendamine sotsiaalmeedias, veebilehe haldamine ja veebianalüütika 1, kujunduse alused, siis näiteks turundussuhtluse korraldamine moodul ja seal all õppeained turundusalane inglise keel, fotograafia, retoorika ja lisaks ka turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine moodul, mille all siis lepinguõiguse baasmõisted ja sündmusturundus. Lisaks siis ka valikmoodul, selle saate siis nii-öelda välja pakutavast ise valida ja mahus siis 9 EKAP-it ehk siis 3 erinevat õppeainet siis valikmoodulist. Teine kursus, moodulite nimetused on samad, aga õppeained siis nüüd teistsugused ja minnakse juba siis rohkem niimoodi sügavuti ja näiteks siis turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine moodulis, turunduspsühholoogia ja käitumisökonoomika, turundusplaan ja turundusstrateegia ning statistika. Siis digiturunduse haldamine moodul, seal siis veebilehe haldamine ja veebianalüütika 2 ja teenuse disain. Ning turundussuhtluse korraldamine, suhtekorraldus ja kommunikatsioon, reklaamiteooria, reklaamiajalugu, värbamisturundus, andmekaitse, reklaamiõigus, videograafia ja moodul turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine ja seal all siis sellised õppeained nagu turunduskampaania ja eelarvestamine, finantsjuhtimine, investeeringute analüüs, majandusõpetus ja majandusarvestus. Ning siis on ka valikmoodul samamoodi 9 EKAP-it ehk siis 3 õppeainet, mida saate ise valida välja pakutava hulgast ja tuleb ka teisel aastal läbida praktika, mis on samuti mahus 15 EKAP-it. Ja siin näete siis ka neid valikõpinguid, mille seast siis saab valida ja kokku siis 2 moodulit. Ja turundusspetsialisti õpe lõpeb meil lõpuprojektiga, mis on selline põnev, iseseisev kirjutis, ligikaudu 20 lehekülge ja kus te saate siis rääkida ühe ettevõtte näitel siis enda koostatud turundusplaanist. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et kõik 2 aasta jooksul õpitud teadmised ja oskused saate sellisesse mõnusasse lõputöösse kokku panna. Kes tahab juba rohkem selle kohta teada, et siis meil on kooli kodulehel kirjalike tööde vormistamise juhend ja vaadake siis sealt lehekülg 30. Majanduskool on väga õppijate keskne, ehk siis meil on siin lisaks õppimistööle võimalik teha ka palju muid asju. Näiteks ammutada teadmisi raamatutest, meil on oma raamatukogu, kus me siis seda valikut ka pidevalt täiendame, siis on olemas loomulikult söökla ja kohvik, et saada energiat õppetööks, siis näiteks kohvi snäkiautomaadid, veeaparaadid, samuti pakume meie õppijatele tasuta psühholoogilist nõustamist, siis on ka lastemängutuba, massaažitool, puhketuba, sisehoov, jõusaal ja ka tervisetuba. Ja nüüd siis vastuvõtust natukene lähemalt, et kui sa oled juba siiani vaadanud, siis ilmselt huvi on. Ootame väga siis kandideerima ja meil on siis vastuvõtuperiood 19 mai kuni 20 juuli ja toimub see leheküljel sais.ee, aga kindlasti leiate õige viite ka meie kodulehelt ja tuleb siis seal see avaldus ära täita
ja seejärel anname siis ise teile teada, et millal te saate tulla vastuvõtutesti tegema, et see toimub siis perioodil 28. juuli kuni 31. juuli 2025. Ja vastuvõtutest siis tähendab seda, et see on üks valikvastustega test, mida te saate teha meie koolis arvutiklassis ja hindame seal kandidaadi loogilist mõtlemist, keelelist väljendust, matemaatilisi teadmisi ja ka üldteadmisi. Ja testi tulemusel moodustub kandidaatidest pingerida ja selle alusel võtamegi siis õppijad vastu. Ja tasuta õppekohti on meil siis sellel aastal turundusspetsialisti erialale 52 ja tulenevalt kutseharidusreformist on siis nüüd kehtimas ka erinevad piirangud tasuta õppimisele, et isegi kui saate hea tulemuse, aga lähete mõne selle piirangu alla, et siis paraku ei ole võimalik tasuta õppida. Piirangud on siis sellised, et kui te olete viimase 10 aasta jooksul lõpetanud ülikooli, et siis paraku ei saa tulla tasuta õppima. Kui te olete viimase 5 aasta jooksul lõpetanud mõne kutsehariduse 5. taseme õppe, siis ei saa tulla tasuta õppima. Ning kui te olete viimase 5 aasta jooksul astunud 2 korral sisse 5. taseme kutseõppesse, aga olete katkestanud, siis paraku ka ei ole hetkel võimalik tasuta õppida. Aga kui te olete noor inimene alla 26 eluaasta parasjagu kandideerimise hetkel, siis tegelikult need piirangud teile ei kehti ja on võimalik ilusti ka tasuta õppida. Kontaktid ka, et kui on mõni küsimus, võite mulle helistada, kirjutada, aga meil on siis turunduse õppetoolis ka õppetöökoordinaator Grete Jürgens, kes hea meelega samuti vastab teie küsimustele nii telefoni kui e-maili teel. Ja väike reklaamiminut siia lõppu ka, et Tallinna Majanduskooli turunduse õppetoolil on ka eraldi podcasti saade, kannab see nimetust Turundustaskus. Saate seda saadet vaadata nii Majanduskooli YouTube'i kanalist kui Spotify kanalist ja ma soovitan pilgu peale heita, et sealt te saate sellise hea ülevaate meie õpetajatest, et kes on need õpetajad, kes siin turunduse õppetoolis õpetavad ja mil viisil, millises stiilis meie siin majanduskoolis toimetame. Aitäh kuulamast ja loodetavasti kohtume Tallinna Majanduskoolis!